Zavi on reservkolonelleitnant ning Alma uurimis- ja hariduskeskuse asutaja ja president, mis keskendub julgeolekuprobleemidele Liibanoni piiril. Ta teenis 15 aastat Iisraeli kaitseväe luurekorpuses, algul uurimis- ja analüüsitööl ning hiljem põhjaväe juhatuses. Aitäh, et täna õhtul minuga liitusid. Aitäh, et mind kutsusid. Alustame sellest, et palun kirjelda meile olukorda Iisraeli põhjaosas ja Liibanoni lõunaosas. Mõlemal pool piiri Iisraeli põhjaosas ja Liibanoni lõunaosas. Olgu, nii et Iisraeli kaitsevägi on paigutatud või püüab kontrolli alla saada seda, mida me nimetame kollaseks jooneks. Tegelikult joont ei ole. Aga see asub mõnikord 1 kilomeetri, mõnikord 12 kilomeetri kaugusel piirist, luues taas turvatsooni. Ja seal on umbes 50 šiitlikku moslemi linna, mida Iisraeli kaitsevägi nüüd hävitab, kuna nendes linnades ja nende all on Hezbollah kohalolek. See tähendab, et poolte vahel toimub igapäevane kokkupuude, võitlus, kokkupõrked. Samas on Hezbollah peamine oht FPV-droonid, mis on väikesed droonid, mida lastakse mõnikord üsna kaugelt, isegi mitte kollase joone sees. Ja neid on raske jälitada, mistõttu on neid ka raske kinni püüda. Need on väga väikesed. Need suudavad kanda vaid väikest kogust lõhkeainet. Ja need ründavad sõdureid kas Liibanonis või ka Iisraelis piiri lähedal. Seetõttu põhjustavad tõrjekatsed häireid. Ja nii on meil iga päev põhjaosas erinevates kogukondades sireenid. Ja mõnikord, nagu eelmisel reedel, tulistas Hezbollah tahtlikult rakette Iisraeli kogukondade suunas. See oli reedel ainult Arias ja Kriotis. Nii et see on justkui normaalne elu taastumine, kuid tegelikult on sõjahääled seal, kus me elame pidevad. Kas sa märkad muutust Hezbollah taktikas võrreldes eelmise 2024 aasta lahingute vooruga? Jah, see on täiesti erinev, sest 2024 aastal oli iga Hezbollah raketirünnak umbes 20 või 30 raketti, mõnikord isegi rohkem. See ei ole praeguses kampaanias juhtunud ja kindlasti ei juhtu ka väidetava relvarahu ajal. Ma olen sinuga nõus, relvarahu ei ole. Tegelikult kehtib Tel Avivis relvarahu ja Beirutis samuti ja esimene erand oli eelmisel nädalal, kui tapeti Radvani brigaadide komandör. Kuid sellest ei piisa sugugi, et tõeliselt peatada Hezbollah taastamisprotsessi ja IDF-i peamine tegevus on suunatud lõunasse. Ja Hezbollah peamine tegevus on suunatud Iisraeli põhjaossa. Sa rääkisid Hezbollah taastamispüüdlustest. Kuidas nad saavad oma relvi? See on teine kord, kui toimub intensiivne võitlus, kuigi praegu on see veidi piiratum kui märtsis ja aprilli alguses. Aga neil on endiselt raketid, mida nad on välja lasknud, neil on endiselt droonid, neil on need APV-d. Kas need kõik on ise tehtud või smugeldatakse neid Liibanoni sisse? Nii palju, kui me FPV-de kohta teame, on need tõenäoliselt imporditud, kuid neil võib tekkida võimekus neid ka Liibanonis kokku panna. Teisi võiks samuti kokku panna. Me teame, väikesed tootmistöökojad loovad droone. Rakettide puhul on see lihtne. Ja neid toodetakse kas Beirutis või Tepkas. Mis puudutab imporditud relvi, siis salakaubavedu Süüriast jätkub endiselt, kuigi Süüria valitsus konfiskeerib osa sellest. Aga kohapeal on salakaubavedajad, kes teevad seda raha eest. Ja pea meeles, et Süüria ja Liibanoni vaheline piir ei ole ei müüri ega aiaga piiratud. See sõltub maastikust. Kui veok suudab mägedest ja orgudest üle sõita, siis kui on tee, on ka võimalus. Lisaks sellele on tõenäoliselt ka meretee aktiivne. Küsimus puudutab Hariri lennujaama, kuna sinna ei maandu enam regulaarselt Iraani lende nagu varem, ainult diplomaadid ja võib-olla toovad nemadki neid kaasa. FPV-de puhul pidage meeles, et nende sadade toomiseks on vaja vaid ühte veoautot, sest need on väga-väga väikesed.
vaata, Sarit, see, mida sa kirjeldad, on tõesti tähelepanuväärne. Ma mõtlen, see on teine relvarahu Liibanonis pärast, nagu ma mainisin, 2024. aasta intensiivset sõda. Tollal ütles Iisrael pärast sõja lõppu, et nad on oluliselt vähendanud Hezbollah võimekust. 80% nende raketiarsenalist hävitati, enamik sellest ühe päevaga, ühes operatsioonis, põhjanooled. Kuidas te seletate seda tulemust, mida nad suutsid saavutada? Kuigi võib-olla mitte 30 raketti ühes valangus, olid siiski päevi, mil nad tulistasid 10 rakette põhjapiiriäärsete kogukondade pihta. Kas teid üllatas, et nad suutsid ikkagi sellisel tasemel tegutseda ja veel kord, kuidas te seda seletate? Vaadake, see on kõik matemaatika. Kui vaadata numbreid, siis enne 2023. aasta oli Hezbollahal 75 000 raketti. Ma räägin praegu ainult rakettidest, eks ole, siia ei kuulu miinipildujad ega droonid või UAV-d. Erinevate kauguste jaoks Iisraelis ja mõned neist olid täppisjuhitavad raketid, 75 000 umbes 80% vähenemine. See viib meid umbes 20 000 nii. Ja me ründasime Liibanonis 2 kampaania vahel umbes 2 korda päevas Hezbollah vastu üle kogu Liibanoni, kuid peamiselt lõunas. Nii et võib-olla nõrgestasime neid veelgi, kui sisenesime praegusesse kampaaniasse veebruari lõpus. Nii et neil on endiselt tuhandeid rakette ja see on olukord, mida te täna näete. Siiski ei ole Hezbollah võimeline alustama sissetungi nagu Hamas Iisraeli kogukondade vastu. Iisraeli kaitsevägi, IDF, on seal puhvrina Iisraeli tsiviilisikute ja Hezbollah vahel. On selge, et Hezbollah'l on palju raskusi, kuid sõda pole veel läbi. Ja kuigi meie elu pole veel normaliseerunud, peaksime asju õigetes proportsioonides nägema. Tänane olukord on parem kui enne 2023 aastat, sest me nägime neid iga päev piiril ja nüüd neid enam seal ei ole. See on tõesti märkimisväärne. Nüüd tahaksin kuulda sinu arvamust. Kes praegu Hezbollahs otsuseid teeb? Ma mõtlen, kui palju on Iraan ja IRGC otsuste tegemises kaasatud? Kas Hezbollah tegutseb iseseisvalt või järgib nad Teherani käske? Üldse mitte iseseisvalt. Kuni Iraani saatkond on Beirutis endiselt aktiivne, on iraanlastel väga lihtne jätkata oma seotust Hezbollah'ga. See on tegelikult Iraani revolutsioonilise kaardiväe IRGC peakorter Beirutis. Ja me oleme näinud mõlema kampaania jooksul iraanlaste otsest kohalolekut Hezbollahis, taastamisprotsessis, otsustusprotsessis ja nii edasi. Ma ei ütleks, et Naim Qasem on täielikult marionett, kuid ta on kindlasti palju nõrgem kui Hassan Nasrallah. Teda ei peeta partneriks. Teda ei hinnata samamoodi nagu Hassan Nasrallahad ja kõik tunnevad tema suhtes samamoodi. Siiski, tead, ma ei ole kindel, et see nii jääb mõne aasta pärast, kui ta järgmised paar aastat vastu peab. Jah, ma mõtlen, ilmselgelt ei saa teda võrrelda Nasrallahga, keda kirjeldati mitte ainult kui tugevaimat meest Liibanonis, vaid mõned nimetasid teda isegi tugevaimaks meheks kogu Iraani keskel. Jah, ja Iraanis tundub, et neil on justkui probleem usuliste juhtidega. Aga kui vaadata komandöre, siis mõned neist jäid ellu, enamik tapeti, valdav enamus tapeti, aga mõned jäid ellu. Ja samuti need, kes on sõjaväe ja poliitika vahepeal, kes ei ole vaimulikud nagu Ufik Safa või Muhammad Raid. Ufik Safa oli Nasrara varjumees erioperatsioonideks. Ta astus tagasi oma ametikohalt, jah. Ta on endiselt elus ja tegus ning Muhammad Raid on mõjukas parlamendi liige, väga tugev. Nii et jah. Vaata, Nasrallah jättis nii suured kingad, et ma arvan, et oleks võimatu neid täita. Aga vaata, ilmselge küsimus oleks nüüd küsida, kui suure ohu Hezbollah Iisraelile kujutab, kui sõda praegu lõppeks. Aga pärast 7. oktoobri sündmusi ei saa ma seda küsimust esitada. Sest me teame, et Hezbollah võtab aega, et oma võimekust taastada, ümber rühmituda ja uuesti relvastuda. See ei käi relvarahu kohta. See ei käi pingete leevendamise kohta. Täpselt, see on fakt. Nii et ärme ole naiivsed.
ja ma tahaksin teilt küsida, mis peab nüüd juhtuma, et Hezbollah ei kujutaks tulevikus Iisraelile ohtu? Hezbollah peaks olema piisavalt nõrk. Me pole veel sinna jõudnud. Ja kahjuks, kuna me peatasime suurema osa rünnakutest Beirutis ja Debkas, siis see protsess ei peatu. Ja Liibanoni valitsus peaks olema piisavalt tugev ning rahvusvahelise kogukonna poolt piisava surve all. Iraani Islamivabariik peab langema, vastasel juhul olukord Liibanonis ei muutu. Ja rahvusvaheline kogukond peab jälitama kõiki Hezbollah finantstegevusi üle kogu maailma. Kui see kõik juhtub korraga, siis võib-olla, ma pole isegi kindel, aga võib-olla näeme põhjalikku muutust selles, mis toimub. Praegu on ainus, kes tõeliselt võitleb Hezbollah vastu, Iisrael. Liibanoni valitsus teeb kõik, et mitte Hezbollaga vastamisi minna. Ja kõik, mida olete seni Liibanoni valitsuselt näinud, olid väga positiivsed avaldused. Aga avaldustest ei piisa. Nii et Sarit, sa juhatasid mind suurepäraselt järgmise küsimuseni. Üks neist avaldustest tehti juba veebruaris, vaid kuu enne sõda. Liibanoni peaminister Nawaf Salam teatas, tsiteerin, Liibanoni relvajõududel on täielik operatiivne kontroll riigi lõunaosa üle. Nüüd on selge, et tal polnud õigus. Mõned võivad öelda, et ta valetas. Aga kas Liibanoni relvajõud suudavad, kas on olemas stsenaarium, kus nad saavad lõunas tegutseda, taastada oma suveräänsuse ja relvitustada Hezbollahd? Tõenäosus on väike. Ja ma arvan, et kogu see põhimõte või arusaam, et Hezbollah relvitustamine peaks algama lõunast, oli vale. Sest Liibanoni valitsusel ei ole viimase 20 aasta jooksul lõunas suveräänsust olnud. See on Hezbollah maa. Kui tahate tõesti alustada protsessi, et muuta Liibanon suveräänseks riigiks, peaksite alustama Beirutist. Te piiksite veenduma, et Beirutis ei ole Hezbollahd. Te piiksite veenduma, et administratsiooni ei ole Hezbollah infiltreerinud. Kuidas te seda teete? Teil on vaja palju julgust ja peate riske võtma ja nagu ma olen öelnud, peate olema tugevam, nii et palju asju peaks juhtuma samaaegselt. Mis puudutab Liibanoni armeed, siis me teame, kes on need komandorid, kes teevad koostööd Hezbollahga ja nad on endiselt ametis. Armee juht ütleb väga selgelt, et ta keeldus Hezbollahga vastasseisu loomast. See tähendab, et alati tehakse kompromisse. Ja Hezbollah kasutas seda viimase aasta jooksul ära. Ja see, mida ta tegi, oli koostöö ja koordineerimine nende ohvitseride ja Hezbollah vahel. Ja sel viisil varjati Hezbollaha sõjalist kohalolekut Litani jõest lõuna pool. Kindlasti oli kõik, mis toimus väljaspool Litani jõge, täiesti vaba. Iga väiksemgi relvitustamise märk oli tegelikult kooskõlastatud Hezbollahga, et jätta mulje, nagu midagi tõesti toimuks. Aga me nägime, et umbes pooled Iisraelis suunatud raketirünnakutest selle kampaania esimestel nädalatel tulid Litani jõest lõuna poolt. Me nägime, et Raduani brigaadid ületasid Litani jõe kergesti. Kampaania alguses ei peatatud neid keegi ja nad tegutsesid edukalt meie vastu, lastes neid droone ja rakette kuni praeguseni. Niisiis, Liibanoni armee polnud lihtsalt kohal, see lihtsalt ei teinud midagi ja seni, kuni nad ei ole valmis Hezbollah'le vastu astuma ja kodusõja riski võtma, ei näe ma, kuidas oleks võimalust, et midagi kohutavat muutuks. Nii et põhimõtteliselt see, mida sa kirjeldad, sügav infiltreerumine riigi institutsioonidesse ja armeesse, sa kirjeldad riiki riigis. Ja. Kas Liibanoni president Joseph Aoun on piisavalt julge? Ta ütles, et Liibanoni juhtkonnal on vaja julgust. Kas tal on see julgus astuda need sammud, mida teie arvates on vaja teha? Vaadake, ma õppisin teadlasena, eriti alates 7. oktoobrist, et ma ei saa minna ühegi oma uuritava, sealhulgas Joseph Aouni pähe. Aga kui ma vaatan, mida ta teeb, mitte mida ta ütleb, siis ma ei näe ühtegi tegu. Ja ma toon teile ühe väga väikese näiteks. Joseph Aouni nõunik Liibanoni ülesehitamisel pärast sõda, kes nimetati, ma arvan, 2025 aastal. Tema nimi on Ali Khami. Ja ta oli eelnevas valitsuses Hezbollah nimel minister ja enne seda oli ta Hezbollah nimel parlamendiliige.
ja ta vastutab Liibanoni ülesehitamise eest. Ta on presidendi nõunik sõjajärgse Liibanoni ülesehitamise küsimustes. Siin on üks näide, kuidas on võimalik, et see mees on endiselt ametis. Kuidas saab Joseph Aoun teda kallistada ja teadlikult, tahtlikult teda sisse tuua, mõistes, et sellega annab ta keskparale võimu juurde, selle asemel, et teda nõrgendada. Nii et põhimõtteliselt ütled sa, et mitte ainult Hezbollah sõjaline tiib ei pea laiali saadetama, vaid ka nende poliitiline tiib. Neil ei tohi olla mingit kohalolekut Liibanoni avalikkuses. Rohkem kui poliitiline tiib, poliitiline tiib, ma jätan selle korraks kõrvale. Rohkem kui poliitiline tiib, kogu see riigi sees oleva riigi struktuur, mida sa mainisid, see tähendab koole, skautide rühmi, bensiinijaamu, panku, supermarketeid, apteeke, kõike, mida võid ette kujutada. Finantstegevust, sotsiaalteenuseid, kõike seda. Hezbollah on seal oma toetajaskonna jaoks. Ja täna on võimalus, sest Hizbara toetajaskond on neist piirkondadest, kus me võitleme ümber asustatud. Ja kuna nad on ümber asustatud, siis kes nende eest hoolitseb? Liibanoni valitsusel on võimalus tagada, et ainus, kes nende ümber asustatud inimeste eest hoolitseb, on Liibanoni valitsus, mitte Hizbara. Aga sul on seisukoht Hezbollahi poolt. See põhimõtteliselt näitabki seda. Ja vaata, nii Iisraeli kui ka USA ametnikud ütlevad, et Iisraeli väed ei lahku, mis on üks Hezbollahi peamisi nõudmisi, enne kui Hezbollah on relvitustatud. See võib võtta aastaid, nagu sa kirjeldad. Ja samal ajal jätkab Hezbollah rünnakuid Iisraeli vägede vastu Lõuna-Liibanonis. Võib-olla ka Põhja-Iisraelis. Kuidas need kaks suunda siis käsikäes toimivad? Diplomaatilised läbirääkimised, mille uut vooru näeme homme ja see jätkuv hõõrdumine, millel pole lõppu näha, sest see lõpeb alles siis, kui Hezbollah on relvitustatud. Esiteks, mida me viimastel aastatel õppisime, on see, et Lähis-Idas võivad juhtuda fantastilised asjad, mida me ei osanud isegi ette kujutada. Aga muidugi, siin on olemas klaaslagi. Ja muidugi rahulepingu allkirjastamine Liibanoniga, ignoreerides elevanti toas, milleks on Hezbollah, ning kujutledes, et me oleme rahu saavutanud. Ilma selle probleemi tegeliku lahendamiseta ja olukorra jätkumise võimandamiseta, kus riigi sees on teine riik, ei lahenda me midagi. Ja kindlasti ei too see meile turvalisust ning tegelikult annab Liibanoni Hezbollah'le üle. Ja sellepärast ma tõesti loodan, et meid ei sunnita Liibanonist lahkuma, sest tead, kokkulepped ja poliitika ja need toredad ülikondades ja lipsudega kohtumised, see kõik on väga kena, aga tegelikkuses vajavad inimesed turvalisust. Tegelikult kartsime me oma elu pärast. Tegelikult kopeeris Hamas Hezbollahi sissetungi plaani, võttes pantvange, et kasutada neid inimkilpidena ja tappes iisraelasi. Selle avaldas Hezbollah aastaid enne 7. oktoobrit. Nii et Hamas kopeeris Hezbollahi plaani. Hamas kopeeris Hezbollahi plaani. Hezbollahi plaan avaldati. Ma näitan seda oma keskuses igale ajakirjanikule, kes sisse astub. Samm-sammult, täpselt seda, mida Hamas tegi, kavatses Hezbollah teha Galileale. Ja Galilea inimesed tunnevad end õnnelikuna, et see meiega ei juhtunud. Ja sellepärast ei ole enam mingit võimalust, et me näeksime Hezbollahi taas meie piiril. Nagu me varem nägime, olin ma seal iga päev. Me nägime neid varem, nad olid täielikult valmis. Nad olid juba paigutanud kõik relvad, kõik, mida nad sissetungiks vajasid üle kogu Lõuna-Liibanoni, üle kogu piiriäärse ala. Keegi ei teinud midagi, ei Liibanoni relvajõud ega UNIFIL. Ja sellepärast me ei lase sellel enam korduda. Nagu ma olen öelnud, ei tee Liibanoni valitsus midagi, et meile tõestada, et nad täna tõesti tegutsevad, et midagi on tõeliselt muutunud. Teate, möödunud on 20 aastat eelmisest resolutsioonist, mis rääkis Hezbollahi relvitustamisest Lõuna-Liibanonis. Ja mitte midagi pole muutunud, ainult avaldused. Nii et mitte midagi pole muutunud, sest siiani oli Hezbollah ehk Liibanon Iraani mõju all. Nüüd tundub, et see on Ameerika Ühendriikide poole nihkunud. Mängid kesksemat rolli. Kas sa näed selle Ameerika rolli mõju ja kas sa arvad või näed,
et USA ei oma poliitilist mõju Hezbollah peale. Võib-olla sõjaliselt, võib-olla majanduslikult. Jah, kui kogu maailm keelaks kõik Hezbollah finantstegevused, oleks see väga kasulik. Aga poliitiliselt pole USA'l mingit mõju ja sellepärast, kuni Islamivabariik veel eksisteerib, on nemad Hezbollah ülemused. Ja neid ei peata miski. Heidutus ei ole sõda, mida saab omistada neile, kes järgivad radikaalset ideoloogiat, tahavad meid tappa ja soovivad oma radikaalset ideoloogiat kogu maailmas levitada. See ongi nende eksisteerimise põhjus. Kui sa tõesti tahad muutust luua, pead veenduma, et keegi teeb midagi konkreetset, mitte ainult ei anna avaldusi. Nagu ma olen öelnud, see ei toimi. Ma ei usu neid avaldusi. Ma olin seal. Ma nägin, mis pärast 2006. aasta juhtus. Sa tead, kui palju avaldusi tehti enne 2006. aasta. Kas sa tead, et ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon 1559 aastast 2004 ütles, et kõik relvarühmitused Liibanonis tuleb relvituks teha? Idee oli relvituks teha Hezbollah. Miks? Peaminister Hariri tapmise tõttu. Sellel polnud mingit pistmist Iisraeliga. See puudutas ainult Liibanoni sisemist olukorda ja seda ei juhtunudki. Nii et me näeme piiratud Ameerika mõju Liibanonile, Hezbollahile. Noh, kahjuks on need kaks endiselt üks ja seesama. Kas sa näed Iisraelis iseseisvat otsustamist? Või kui suur mõju sellel on? Ma usun, Ja nagu me tegelikkuses nägime, kui iraanlased nõudsid, et Iraani rindel kehtestatud relvarahu oleks seotud relvarahuga Liibanonis, siis nii ka juhtus. Aga samal ajal oleme me ikka veel Liibanonis. Nii et tead, see ongi tegelikkus. on keeruline ja me ründame endiselt. Ja me ründame endiselt, aga nemad ründavad samuti endiselt. Nii et ma ei tea, kes sellega alustas. Aga põhiline on see, et nagu ma olen öelnud, me ei tee piisavalt. Ma tahtsin näha rohkem. Ma ei taha, et need kaks relvarahu oleksid omavahel seotud. Ma saan aru, miks need on seotud. Tegelikult selles osas ma eksisin. Ma arvasin, et Iraanile avaldatav surve on piisavalt suur, et nad loobuvad sellest nõudest ja keskenduvad teistele nõudmistele, kuid tegelikult juhtus vastupidine. Enne kui liigume viimase osa juurde, lihtsalt kiire jah või ei. Kui usutav on Hezbollah ähvardus alustada Liibanonis kodusõda, kui Liibanoni valitsus läheb relvitustamisega edasi? Kas nad teevad seda või mitte? Jah. Ma arvan, et nad teevad seda, sest nende vaatenurgast võitlevad nad oma elu eest. Hästi. Väga pettumust valmistav, aga see on reaalsus. See on saate kiire küsimuste voor. Ma näitan sulle 3 pilti ja sa ütled mulle lühidalt esimese asja, mis pähe tuleb. See on endine Hezbollah juht Hassan Nasrallah. Surnud. Tõepoolest. Jah, me rääkisime temast varem, kui mõjukas ta oli. Lähme järgmise pildi juurde. Iisraeli kaitseminister. Israel Katz. Ma tahan talle komplimendi teha, kuigi ma tavaliselt ei tee Iisraeli poliitikutele komplimente. Ja viimase 2 kuu jooksul oli palju segadus selle üle, mis on Iisraeli kaitseväe missioon, mida me seal täpselt teeme, ja ta väljendas end väga selgelt. Ta ütles väga selgelt, mida me tahame teha, nimelt seda, et me tahame luua puhvertsooni. Mis see kollane joon on? Ta oligi ja mul on väga hea meel, et ta seda tegi. Ta saab tegelikult palju kriitikat oma avalduste tõttu, et need on provokatiivsed ja neil puudub igasugune tegelik sisu. Nii et taas... Minu kompliment puudutab ainult viimast 2 kuud Hezbollah'ga seoses. Ma ei tulnud siia üldiselt komplimente jagama. Olgu, aus küll, ta võtab vastu, mis talle antakse. Ja viimasel pildil on Liibanoni president Josef Aoun. Valetaja. Ma ei usalda teda. Enne seda ametikohta, kes ta oli? Ta oli sõjaväe ülem. See ei relvitustanud Hezbollat 20 aasta jooksul. Nüüd ütleb tema järglane Rodolf Heikal, et ta ei taha oma armeed saata Hezbollahad relvitustama, sest paljud neist on sugulased. Õige, Hezbollaha võitlejad. Need on tema sõdurid.
kas on mingit lootust, et Liibanoni relvajõud suudavad USA abiga ja uute võimekustega relvitustamise ülesande täita? kui ainus asi, mida tehakse, on raha andmine Liibanoni relvajõududele, siis sellest ei piisa ja see ei lahenda probleemi. Aga kui Iraani Islamivabariik langeb ja üle maailma tekivad Hezbollahil raskused oma finantstegevusega ning Iisrael saab jätkata Hezbollahil salakaubateede ja tootmisrajatiste ründamist. Võib-olla, ütlen veel kord, et olen väga ettevaatlik. aga ma arvan, et me peaksime proovima teha midagi põhjalikumat, mitte keskenduma ainult Liibanoni relvajõududele raha andmisele, lootes, et sellest piisab. Sellest ei piisa. Nii et asi pole ainult võimaluse puudumises, vaid ka tahtes seda teha. Peame selle teema siin lõpetama, aga aitäh sulle, Sarit, et leidsid aega. Vaadake taas järgmisel nädalal saadet On the Record. Tänase ja kõik varasemad saated leiate YouTube'ist ja Spotify'st. Aitäh vaatamast!